Aga me kipume küll üksteist kordama, aga minagi tahaksin alustada sellest, et meenutada, et Eesti sportlased on taasiseseisvumise ajal koju toonud 17 olümpiamedalit, rääkimata sellest olümpiakuldmedalit, mis on võidetud maailmameistrivõistlustelt ja Euroopa meistrivõistlustelt, ja seda just hiljuti täiendas ka Nikolai Novosjolov, nii et me võiksime nagu öelda üksteisele otsa vaadates, et meil läheb päris hästi. Aga ometi samal ajal rahvusvahelise tippspordi areng näitab, et teaduslikult toetatud treeningprotsessi juhtimine treeningute kvaliteedi tõstmiseks ja nüüd üks tähtsam osa akadeemilise haridusega treenerite kaasaegne ettevalmistus on tänase ja homse tippspordi väga hädavajalikud eeldused. Kui uurida, kes on Eesti olümpiasangarite treenerid, siis selgub, et kõik nad omavad erialalist kõrgharidust ehk spordialast kõrgharidust, mis omakorda lubab väita, et medalivõidu tagavadki kõrget kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid. Ehk teisiti öeldes, Eesti sport ei saa olla rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimeline, kui meil puudub kaasaegne akadeemilise haridusega treenerite ettevalmistus, treenerikoolituse optimaalne riiklik tellimus ning elukestev ja süstemaatiline täiendkoolitus. Aga nüüd asjale lähemale. Kui me heidame pilgu treenerite kutseregistri andmebaasile, ja need andmed sain ma paar päeva tagasi Eesti Olümpiakomitee peasekretärilt, selgub, et antud hetkel on atesteeritud selle registri alusel 3001 treenerit. Neist esimese kutsekvalifikatsiooni astmega on 1065 andunud inimest, kellel kõrgharidus on vaid ainult 7%. See ei pea olema spordialane kõrgharidus, vaid lihtsalt kõrgharidus. Järgmise, teise kvalifikatsiooni astmega treenerid on 760, kellest spordialast kõrgharidust omab veerand atesteeritutest. Ehk me võiksime neid kokku 1825 nimetada ka mõnes mõttes noorem treeneriteks, kelle väljakutseks on olnud ja väga tänuväärne missioon lapsed tänavalt ära. Kolmanda taseme kvalifikatsiooni omab 599 treenerit ja spordialane kõrgharidus on neist pooltel, täpsemalt öeldes 53,5%. Kõrgema, 4. ja 5. kvalifikatsiooniga on 577 treenerit. Need ehk juba siis treenerpedagoogid, kellest enamusel on ka vastav spordialane kõrgharidus, vastavalt 4. tasemel 80% ja 5. tasemel 91%. Kuid paraku on 5. kvalifikatsiooni astmega 112 treenerist juba suurem osa pensionieas või sellele lähenemas. Viljandi spordijuht Ilmar Kütt tõi näiteks, et Viljandi spordikooli kõik 4 kergejõustikutreenerit on üle 60 aasta vanad ja tema järelkasvu silmapiiril ei näe. Johan Anupõld sekundeerib. Paljud meie Nõmme spordikooli 30 treenerist on juba pensionieas või kohe sinna jõudmas. Lisada võin, et samuti teadvustavad treenerite järelkasvu põuda ka alaliidud, ka meie suusaliit. Selle kõrvalpõike kokkuvõtteks on hea see, et meil on töötav treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteem, mida küll sageli kritiseeritakse, aga lohutagem end sellega, et igasugune süsteem on parem siiski kui süsteemitus. Halb on aga see, et 3 kõrgema kutsetasemega, seejuures erialast kõrgharidust omavate treenerite arv ei ületa mingil juhul arvu 800. Ja seda praegu eksisteeriva 1684 spordiklubi ja 113 spordikooli tarvis. Kas seda on küllalt? See jääb teie otsustada. Ehk siit minu meelest on vaja teha üks järeldus. Me vajame uut sportlaste kõrgharidusega treenerite põlvkonda. Paneme selle meelde. Kuid lisaks, kuigi treenerikoolitus pole maa pealt kuskile kadunud, ei lähe äsja ülikooli lõpetanud treenerid tööle oma erialal. Põhjusteks on
palju asju, kuid üks on kindlasti motivatsiooni vähesus, enamuses väike palk, sagedane palga asendamine stipendiumi maksmisega, seetõttu sotsiaalsete garantiide puudumine, mis ongi põhjuseks, et sageli otsitakse väljapääsu uues erialas ja töötatakse treenerina vaid osalise koormuse ja stipendiumi eest. Lugupeetud Juhan Anupõld on öelnud, et ta peab seaduse vastaseks võtta treener tööle stipendiaadina. Ka meie töörühm jagab seda arvamust. Ega me ometi ei taha, et meie lapsed spordiklubides pöörduksid treeneri poole härra stipendiaat, aga see selleks. Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida tuleb kohaldada sportlasele. Treenerile tuleb aga maksta palka, lähtudes tema kutsekvalifikatsiooni astmest. Tänase töö eest, jah, seda küll tuleviku nimel. Ilma kindla palgata on treeneri amet vaid sotsiaalne töökoht. Kas olukorrast on väljapääs? On. Sõnastusi on erinevaid, kuid sisu on üks. Eesmärgiks peab saama arusaam maksta treeneritele alates vähemalt kutsekvalifikatsiooni 3. astmest palka, mis oleks võrdsutatud haridussüsteemis töötavate õpetajate omaga. On ka teisi sõnastusi, kuid idee on üks ja seesama. Lõpetada iseenda petmine, pugedes arusaama taha, et niikaua, kui me oleme rahvusvahelisel areenil edukad ja saame medaleid, siis pole muutusi selles süsteemis vaja. Ehk tahaksin kokkuvõtvalt öelda, treeneri ameti väärikus ja ühiskondlik positsioon tuleb väärtustada läbi konkurentsivõimelise palga ja sotsiaalsete garantiide. On ju treenerite kätes paljuski ka meie laste tervis ja tulevik, liikumisharrastuse kujundamine ja miks me ei peaks sellesse investeerima. Aga lubage mul, head mõttekaaslased, veel üks mõte. 5. spordikongressil, see oli aastal 2002, leidis üldist heakskiitu niinimetatud 3 laine investeeringute põhimõte, mis käsitles spordirajatiste ehitamist nii vabariikliku tähendusega ehk riikliku tähendusega, maakondlike ja koolide ja gümnaasiumide juurde spordi universaalsaalide loomisega. Mul on arusaam, et me tulime selle 3 laine tekitamisega hästi toime, kuid unustasime tavaarusaama, et mida suurem on laine, seda enam võib see ka hävitada ja tähelepanu kõrvale juhtida. Ehk suures ehitustuhinas unustasime keskse figuuri, kelle töötoaks spordisaalid just on. Treeneri, kelle otseseks ülesandeks on spordis osalevaid isikuid juhendada. Ja pöördungi tänase kongressi poole, kas ei oleks meil aeg ja viimane aeg ellu kutsuda ka 4. laine, milleks oleks treeneri elukutse ja ameti taasväärtustamine Eesti ühiskonnas ja ikka ja ainult selleks, et olla edukas sportlik riik ja samas ka kodu tuhandetele harrastussportlastele, kus keskseks persooniks oli, on ja jääb treener.